kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tõns, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Täna vaatame terviseteemadele otsa veidi teise külje alt. Me vaatame terviseteemadele otsa iidsete tarkuste külje alt. Me vaatame täna Hiina meditsiinile otsa. See on teema, mida on, ma arvan, selle 2,5 aasta jooksul minu käest väga mitu korda küsitud, et kuidas ikkagist Hiina meditsiinis lahendada mingisuguseid konkreetseid terviseprobleeme või lihtsalt toetada oma tervist ennetavalt, siis läbi Hiina meditsiini tarkuste. Nii et soovin sulle mõnusat kuulamist ja informatsiooni sisse ahmimist. Tänaseks saatekülaliseks on mul doktor Rene Pürkland, the one and only, kes on Hiina meditsiini arst, kes on valdkonnas tegutsenud juba 30 aastat. Ja tema lähenemine kehale ja tervisele on minu arust väga sügavalt terviklik ning mul on väga suur au temaga siin täna vestelda. Ja ennem kui ma selle vestluse juurde lähen, siis ma tahan esmalt tänada kõiki, kes on Tervise Progress podcastile õla alla pannud. Tänu teile ma täna siin Renega istuda saan ja kui ka sina tahad progressi jätkumist toetada, et saaksin sinuni tuua veel rohkem selliseid ägedaid inimesi, ägedaid vajalikke vestlusi, siis saad seda teha patreon.com/terviseprogress. Aga nüüd asja juurde. Tere, Rene! Mul on väga hea meel sind täna siin tervitada. Tervist, mul on hea meel siin olla ja aitäh kutsumast. Sa oled olnud selles valdkonnas 30 aastat. See on väga muljetavaldav. Mis sind ikka hoiab Hiina meditsiini juures ja selle juures, et sa üldse oled endiselt nõus tulema podcasti rääkima sellel teemal, millest sa ilmselt oled rääkinud 30 aastat juba väga palju? No võib-olla 30 aastat rääkinud ei ole, et ma oma õpinguid alustasin 94 aastal Hiina meditsiinis ühel Eestis toimuval kursusel. Aga sealt edasi tõsisem õppimine võib-olla hakkaski Hiina meditsiini teemadel aastal 2000, kui ma esimest korda Hiinasse läksin. Ja siis peale Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist 2006 siis läksin uuesti Hiinasse ja olin veel 3 aastat seal. Aga vastus sinu küsimusele on see, et ma arvan, et see on selline teema, mis mind hoiab siin juures on inimene kui selline, et minu arust inimene on, kui me räägime patsientidest, siis on lihtsalt nii huvitav tegelane ja olend, et siin, ütleme, see teema ei lõppe kunagi ja Hiina meditsiin on ka, ta on aastatuhandete vanune ja siin on alati midagi juurde õppida, alati midagi uut avastada ja ennast täiendada, et see teema ka, seda muret ei ole, et ta otsa saaks ja ma tunnen, et võib-olla üks minu missioone ei olegi võib-olla nii palju patsiente ravida, aga on seda teadlikkust tõsta, et mida inimesed ise saaksid teha igapäevaselt, et see Hiina meditsiini alus tegelikult ei tee ükski nõel sind terveks, ei tee ükski ravimtaim sind terveks, vaid nende kõigi eesmärk on see, et panna keha uuesti ennast taastama, tervendama, et seal kehtib sama printsiip, mis lääne meditsiini kohta ka pool naljaga öeldakse, et vaatamata arstiabile patsient tervenes, et kui me loome soodsad tingimused kehale, siis ta hakkab ise ennast taastama, tervendama. Väga nõus sinuga. Aga kuna sa juba lääne meditsiini tõid ka sisse, et siis lääne meditsiinis vaadatakse keha üldiselt läbi organsüsteemide, et meil on üks süsteem ja teine süsteem, kuidas nad omavahel koostööd teevad, mõjutavad teineteist, neil on oma funktsioon. Neile, kes ei ole väga Hiina meditsiiniga kursis, et kuidas Hiina meditsiinis keha toimimist ja koostööd vaadatakse? Tegelikult kui eks kes mida otsib, aga mina ütleks niimoodi, et väga palju selliseid
sarnaseid jooni on Hiina ja lääne meditsiinilisel lähenemisel. Et Hiina meditsiinis räägitakse, öeldakse niimoodi, et sünnihetkel me saame kaasa 3 kristalli või kalliskivi. Need on hiina keeles, nende nimed on Qing, Qi ja Shen, mis tähendab, Qing on essents, aga see on nagu meie füüsiline keha, siis Qi on energia ja Shen on vaim. Ehk meie psüühika, energia ja keha. Ja nad moodustavad ühe terviku, et siin ei ole niimoodi, et me saame tegeleda ainult psüühiliste haigustega või ainult füüsiliste haigustega, et keha on üks tervik. Kui on füüsilisel tasandil probleem, siis see võib väljenduda psüühikas, energias ja nii edasi. Ehk Hiina meditsiini füsioloogia versus lääne meditsiini füsioloogia, kui sa siin nimetasid organsüsteeme, see on üsna sarnane, aga Hiina meditsiini organsüsteemid on palju laiemad. Selleks, et sellel ajal, kui Hiina meditsiin välja kujunes, ei olnud võimalik inimese sisse vaadata ilma teda lahti lõikamata ja peale seda nad patsiendi ellu üldjuhul ei jäänud. Ehk siis arendati või töötati välja selline süsteem, mida võib kirjeldada, et väline on sisemise peegeldus. Ehk siseorganite funktsiooni hinnati välise järgi. Ja seetõttu need organsüsteemid, kui me võtame näiteks seedimine lääne meditsiini järgi, siis tal on kindlalt toidu vastuvõtmine, töötlemine, lõhustamine, imendamine, aga Hiina meditsiinis on igal organsüsteemil on mingi meeleelund, millega ta on seotud, ehk läbi mille ta avaldub. See on mingi kehakude. Võtame mõne näite, et kõrvad näiteks on neerudega seotud. Kui inimesel kõrva kuulmine halveneb natukene või näiteks on tinnituse, siis see, me ei saa kohe panna diagnoosi, et nüüd on neeruprobleem, aga me saame sealt edasi uurida. Kehakoed, näiteks lihased on seotud maksaga, lihased kõõlused. Kui maksaenergia kinni jääb, mis ei tähenda seda, et maks haige on, aga siis võivad tekkida näiteks rohkem lihaspingeid või tikid või spasmid ja nii edasi. Ehk loodi selline on kompleksne süsteem, kus me saame hinnata inimese käitumise, hääle, märkida sümptomite järgi seda, mis inimese ees toimub. Aga baas on tegelikult sama, mis lääne meditsiinil. Ehk siis see nii-öelda diagnoosimine käib nii, et kõigepealt alustatakse välistest sümptomitest ja siis hakatakse edasi uurima. Diagnostika Hiina meditsiinis koosneb 3 nagu suurest plokist. Üks on küsitlus ehk anamneesi võtmine, patsient räägib oma muredest ja siis need sümptomid või märgid, mis keha annab, nende järgi saab siis arst diagnoosi panna. Siis teine diagnostikameetod on vaatlus, ehk me saame vaadata kehal olevat kanaleid. See tähendab seda, et mingid keha piirkondades, kas on kuskil on punane, kuskil on sinine, kuskil on kahvatus ja annab infot, siis vaatluse all on väga suur osa keelediagnostikal, et keele peal on pilt kogu organismist, erinevad keelepiirkonnad viitavad keha erinevatele osadele ja siis on palpeerimine või katsumine ehk pulsi katsumine. Pulsidiagnostika ka ütleb kõikide siseorganite kohta midagi. Või siis keha lihast siseorganite katsumine ja kui need kõik 3 kokku panna, loomulikult tänapäeval kuna minul on ka lääne meditsiini haridus, siis me ikkagi võimalusel kasutame ka lääne meditsiini meetodeid, kõik uuringud, mis tehtud on, vereproovid, et me saame need integreerida, ehk see ongi nagu integreeritud meditsiin, kus me tegelikult, minu lähenemine algusest peale on see, et patsiendi seisukohast on parem, kui me saame kasutada mõlemat meditsiini, lääne meditsiini ja Hiina meditsiini. Ja mulle endale ka tundub, et tegelikult seda võiks ju väga paljud nii-öelda lääne meditsiini arstid ka kasutada, sest mõlemat pidi. Jah, täpselt, et sa ju, kui sa lähed näiteks ka perearsti juurde, siis väga palju saab tegelikult ju, täpselt sa ütled, välimuse ja mingite selliste märkide kaudu juba näha, sest ega seal ei ole nagu nii väga palju aega. Just. Et see on selline. Ja vaata, seal ongi see, et lääne meditsiinil on omad tugevused nõrkused, Hiina meditsiinil on oma tugevused nõrkused. Kui me mõlemast võtame need tugevused kokku paneme, siis see, kes lõpuks võidab, on patsient ja selle patsiendi tervise eest me kõik väljas oleme. Millised on võib-olla kõige sagedasemad valearusaamad Hiina meditsiinist? On sul selliseid, ma ei tea, müüte või asju kõrva jäänud, mis kuidagi eriti kriibivad? Jaa, ma arvan, et ütleme arstkonna seas, mida ma ise mõistan väga hästi ja saan aru,
on tegelikult see, et puudub haridus või ütleme selline baasteadmised, mis Hiina meditsiin üldse on. Et see pannakse ühte patta erinevate selliste, kuidas me neid nimetame, seda öeldakse nagu alternatiivmeditsiin, tegelikult maailmas tänapäeval teda ei kutsuta enam alternatiiv, vaid ta on komplementaarne meditsiin, mis täiendab lääne meditsiini või on toeks. Ja ütleme sageli Hiina meditsiini ta kohta öeldaksegi, et ta on posimine või voodoo või millel on oma tõepõhi all selleks, et Hiina meditsiini ajaloos esimene etapp, mida öeldaksegi kuskil võib-olla 6-7 tuhat aastat tagasi, Hiina meditsiin baseerus hästi palju šamanismil ja sellest ajast oli põhiarusaam, et haigused on meile tulnud esivanematelt, et esivanemad on meiega rahulolematud ja siis saadavad haigused ja siis neid prooviti erinevate meetoditega välja ajada, et sellise pahade vaimude väljaajamine. Aga ütleme kuskil 2000 pluss aastat tagasi või isegi natuke rohkem oli siis periood, kui hakati Hiina meditsiini nagu meie mõistes väga teaduslikult arendama ja sealt on pärit paljud sellised ravimtaime retseptid ja lähenemised, punktid, mida kasutatakse keha peal ja nii edasi. Et tegelikult seal on, ütleme see teooria, nüüd vahe meie rahvameditsiini ja Hiina rahvameditsiini vahel ongi see, et selline kirjalik info on jõudnud meieni paari tuhande aasta tagant ja siin meil pärimusmeditsiinis on see suuliselt võib-olla liikunud inimeste seas edasi 200 aasta jooksul. Et see on see erinevus. Mis läheb üldse Hiina meditsiini alla? Sa oled maininud akupunktuuri, sa oled maininud ravimtaimi. Jaa, see amploa on hästi lai, et kui me võtame ravimeetoditest, siis inimesed võib-olla on kuulnud Hiina massaaži, tuina on ta nimi. Siis punktimassaaž, mis on siis akupunktuur on nõelaravi, akupressuur on punktimassaaž. Siis ravimtaimed, nagu sa ütlesid, kuputeraapia, guasha teraapia, aga tegelikult 2 kõige tähtsamat Hiina meditsiini ravimeetodit on toitumine ja qigong ehk sellised võimlemisharjutused. Ja päeva lõpuks ongi see, et kõige tähtsam on see, mis inimene iga päev ise teha saab, et muuta oma harjumusi ja toit, nii ehk nii me sööme iga päev. Et kui sa nüüd sööd sellist asja, mis su keha toetab, siis keha saab sealt kõik vajaliku ja suudab ennast tervena hoida. Ja kui sa sööd midagi sellist, mis kehale vaja ei ole parasjagu, siin ei ole niimoodi, et üks toit on halb või teine hea, et teatud ajahetkel, teatud eluperioodis, teatud aastal ühed asjad sobivad, teised ei sobi. Aga kui sa sööd sobivat toitu, siis see toetab su keha. Kui sa sööd midagi, mis ei sobi talle, siis see kurnab su keha. Ja kui sa niimoodi, et päevast päeva, siis tegelikult ühel hetkel tuleb kuskil see keha taluvuse piir, kus ta enam edasi ei suuda minna ja ta hakkab sulle märku andma ja see võib lõppeda haigusega. Ja teine ongi füüsiline aktiivsus, et see võib olla kas lihtsalt mingi füüsiline trenn, et meie füüsiline keha on loodud liikumiseks. Paljud haigused tulevad sellest, et me ei liigu piisavalt. Samas paljud haigused tänapäeval tulevad ka sellest, et me liigume liiga palju, ehk need on need nii-öelda rahvasportlased, kes on eesmärgiks võtnud maratoni läbida või triatlonit ja kui sa kunagi ei ole sellisel tasemel sporti teinud, siis kehal on suur koormus ja sealt võivad ka probleemid tulla. Aga ühesõnaga, füüsiline aktiivsus on tähtis, aga hiinlased on veel välja arendanud sellise nagu tervise võimlemise. Seal on ka erinevaid nimesid, aga üldine nimetus on qigong. Qi tähendab tõlkes energia, aga tähendab ka hingamine ja gong on harjutus, ehk siis hingamisharjutused või energiaharjutused. Ja tehes neid igapäevaselt, need ei nõua sellist suurt füüsilist eeldust, et seda võib igaüks teha, ka väga haiged inimesed saavad seda teha, kellel energiat palju ei ole. Et erinevus näiteks jõutrenni või saalitreeningu vahel ja qigoni vahel on see, et kui me teeme jõudu, sõidame rattaga, jookseme, siis meie keha kasutab energiat. Kui me qigoni teeme, siis ta nii-öelda nagu toodab energiat, ehk ta hakkab tugevdama meie organite energiat. Ja ütleme need, ma ütleks, qigong ja toitumine on 2 põhilist Hiina meditsiini ravimeetodit. Väga tahaks kuulda, mis on Hiina meditsiini toitumise sellised baaspõhimõtted? Baaspõhimõtted on
ütleme 2 asja, millest tuleb aru saada, on see, et kõik toiduained mõjutavad meie keha siis, kuidas me ütleme seda, termiliselt. Et see ei ole nüüd see, et temperatuuriga, aga võib-olla oled kuulnud innist ja jangist. Inn on, kui me koondame selle päris nagu baasiks, siis inn on vesi, jang on tuli. Ja eluks on mõlemat vaja, tuld ja vett. Ja nüüd kõik toiduained me saame ka jagada inn toiduaineteks ja jang toiduaineteks. Inn on sellised, mis jahutavad ja niisutavad keha, jang on sellised, mis soojendavad ja kuivatavad keha. Ja nüüd, kui sa sööd, ma arvan, et kui sa mõtled toiduainete peale, sa mõtled kohe välja, millised on inn-tüüpi. On näiteks köögiviljad, kus on palju vett sees, kurk, tomat, arbuus, nad annavad su kehale vett, nad jahutavad sind ja jang-tüüpi on enamus loomsed produktid, liha, kui seda sööd, see nagu annab jang-energiat või soojendab su keha. Ja see on nagu üks, et kui sul on jangi vähe, sul on kogu aeg külm, sul energiat ei ole, siis soovitatakse rohkem jang-tüüpi toite süüa ja vastupidi, kui sa oled selline näost punane, sul on kogu aeg palav olla, siis ei soovitata jang-tüüpi, sul on vaja inn-tüüpi toite, et tasakaalu saavutada. Ja teine, mis toitude juures on tähtis, on maitse. On 5 põhimaitset. On magus, hapu, soolane, terav ja mõru. Ja maitse olemus on see, et ta aitab su kehas viia energiat teatud suunas. On jang-tüüpi maitsed, kui sa nüüd, ma küsin nüüd sult, et vaatame, kuidas sa aru said sellest, et jang on tuli. Jang-tüüpi maitsed, kuhu nad kehas energiat viivad, üles või allapoole? Kuhu tuli liigub? Tuli liigub ülesse. Just, et jang-tüüpi maitsed on need, mis viivad ülespoole ja väljapoole energiat. Et üks tüüpiline, selline kõige levinum jang-tüüpi maitse on terav. Kui sa sööd chillit, siis mis ta su kehaga teeb? Kuumutab. Ta ajab näo punaseks, kogu energia tõuseb üles, sa hakkad higistama, ehk ta toob nagu kehast energia välispinnale ülesse. Ehk siis, kui süüa teravaid toite, siis see liigutab energiat kehas, paneb ta käima. Et see on see, paljud inimesed teavad, et kui on külmetushaigus, külma sisse tulnud, mida võtta, rahvameditsiinis on napsu, terav alkohol, aga Hiina meditsiin soovitab värske ingver, sibulküüslauk, mis on teravad maitselt, või tšilli. Ehk ta paneb energia käima, viib sul külma välja. Et terav on jang maitse. Teine jang maitse on magus, mis tõstab veresuhkurt. Ehk ta annab su kehale energiat. Aga magus oma olemuselt on selline, mis tegelikult ta nagu, kui me vaatame kehas energia liigutamise seisukohast, siis ta blokeerib energia. Kui sa magusat sööd, see on mõnus selline lamad tugitoolis või diivanil. 10 minutit on hea ja siis oled just, väga... Ja siis need on jang-tüüpi maitsed. In-tüüpi maitsed on mõru. Mõru maitse on selline, mis viib kehas energiat allapoole. Ehk jälle mõtleme elust näiteid, et lõunamaades, Itaalias näiteks, mida peale sööki juuakse? Mõruda maitseline asi on limoncello. Tänapäeval sinna limoncello siis on tohutult suhkur pandud, ta magus, aga millest limoncello tehtud on sidrunikoor, mitte sidruniviljaliha, mis on happu, vaid sidrunikoor, mis on mõru. Ja miks seda juuakse, on see, et mõru maitse aitab toitu alla või aitab seedida, ta on digestiiv ehk soodustab seedimist. Et siis mõru maitse Hiina meditsiinärgi on see, mis viib allapoole soolestikus sisu ja teine on see, ta viib kuumust alla ehk näiteks palaviku vähendamiseks. Võtame ühe meie mõruda taime, mis on võilill. Hiina meditsiini järgi võilill on mõru ja külm ja mis ta toime on see, et ta aitab kehas põletikke vähendada. Öeldakse, et ta võtab kuumust ja niiskust ja mürke ära, mille tavaline väljendus on näiteks akne, naha põletikuline haigus ja võilille teed juues me saame seda kuumust ja mürke vähendada ja urineerimise kaudu välja viia. Ehk siis mõru maitse viib allapoole, siis soolane maitse. Hiina meditsiini järgi on selline, mis pehmendab ja nii-öelda nagu ja samal ajal hoiab vedelikke kehas kinni natukene. Et siin me saame, ma kohe jõuan ka selle juurde, et nüüd kuidas neid maitseid kõige paremini oma tervise jaoks ära kasutada. Aga jätan meelde praegu see, et soolane maitse siis hoiab vett kehas. Ehk
keha sees. Ja siis on meil veel hapumaitse, mis Hiina meditsiini järgi on kootav, ehk hapumaitse on see, mis paneb meil nahapoorid kinni ja ei lase energial välja minna. Terav oli see, mis teeb nahapoorid lahti ja pigistama, hapu on see, mis paneb kinni. Ja nüüd, kui sa vaatad toiduaineid yin-yangi järgi ja 5 maitse järgi, siis näiteks, sa saadki vaadata aastaajad. Praegu on kevad, looduses, kuhu kohta energia liigub? Puudes, juurtest ülespoole, oksadesse, paneb lehed või pungad paisuma, paneb õied õitsema. Ehk me peame oma kehas samamoodi toetama keha, et tuua nüüd talvel hoitud energia keha pinnale, et kui ta jõuab keha pinnale, siis ta kaitseb meid haiguste eest. Ja teine on see, et ta aitab meil ärgata ja liikuma saada. Et mis maitse kevadel sobib? Nendest 5. Kõik kuumad. Ja yang-tüüpi, aga terav maitse. Ja. Et terav on see, mis peab vere meil käima. Ja mis meie siin Eestis üks parimaid teravaid taimi kevadel on karulauka. Et sellega me saame käima oma keha. Ja vastupidi, kui me lähme talve või sügisesse, et siis kevadel sobib hästi terav ja magus, ehk yang-tüüpi, sügis, talv, mis on inni-aeg, kui on pime, kui on külm, kui on passiivsus, sinna sobivad in-maitsed, ehk hapu, kui me vaatame looduses, siis suvemarjad on magusad, sügise marjad lähevad hapuks. Siis mida meie esivanemad sõid sügisel talvel? Hapendatud toitu või soolatud toitu. Ehk soolane ja hapumaitse. Et niimoodi me saame ööpäeva lõikes ennast toetada, me saame toetada enda keha toiduga. On suur erinevus, kas sa istud päev läbi laua taga teed tööd või sa teed mingit füüsilist tööd, et a la suvel teetöölised, kes on lõõma päikese käes, neil on kuumust palju, sa ei soovita neile mingit yang-tüüpi toitu, neil on vaja in-tüüpi, et jahutada ja niisutada ennast. Ja siit tulebki, et Hiina meditsiini toitumisteraapias ei ole tervislikke toite. See, mis öeldakse, et tervislik toitumine, sööme palju salatit või mis iganes, see tervislik toitumine, selle teooriat ka muutuvad kogu aeg, aga on kehale sobivad toidud ja mitte sobivad ja see muutub ajas. See, mis ühe jaoks on sobilik, see teise jaoks on haigus tekitav. Ühe jaoks on ravim, teise jaoks on haiguse põhjus. See on siis pidev enda keha kuulamine ja märkamine. Täpselt. Ja et meie keha, tervis Hiina meditsiini järgi on yin ja yangi tasakaal kehas. Ja kui see yin ja yangi tasakaal ära kaob, siis keha annab kohe märku, et kui sul inni on vähe, sul tekib janu. Uriini hulk väheneb. Sul, kui läheb väga alla, siis aju, mis on sõltuvalt teast on umbes 70% on vesi. Kui on dehydratatsioon, siis su aju ei tööta enam korralikult. Et su keha annab kohe märku, kui mingi probleem on. Või kui kuskilt koriseb või puriseb või midagi tuleb üles, et see on ka märguanne. Et kui sa oskad neid märguandeid lugeda ja tead toitudest nende olemust, siis saad kohe võtta endal sobiva toidu, et seda tasakaal tagasi saada. Et ideaalvariant oleks see, et inimesel on nii palju teadmisi enda kohta, et ta ei lase terviseprobleemil haiguseks muutuda. Loomulikult on meil traumad ja on võib-olla mingid rasked pärilikud probleemid haiguste näol, aga enamus haigusi, kui me saame algfaasis aru, et keha on tasakaalust väljas, siis see ei pea üldse haiguseks kujunema, kui me muudame oma eluviisi, oma harjumusi, oma toitumist. Kas on mingisugused toitained, mis ikkagi Hiina meditsiinis on pigem soovitatav välja jätta? Otseselt ei ole, vaid on see, et tänapäeva suur probleem, kui vanal ajal öeldi, et olid mõisnike või kuningate haigused, mis need olid sellised, podagra näiteks, või kõrge vererõhk või rasvumine. Ja millest see tuli sellest, et nad sõid väga rikkalikult. Talupojal ei olnud võimalus süüa iga päev liha või alkoholi juua. Ja suurem probleem ongi tänapäeval see, et me tarbime üle mingeid asju, mida me kehale võib-olla nii palju vaja ei ole. Ja ehk enamuse lääne ühiskonna inimeste toidulaud on liiga rikkalikke. Ja selle tulemuseks ongi see, et hiinlased nimetavad seda, et kehas hakkab niiskus kogunema. Niiskuse sümptomid võivad olla limased eritised, nohu, krooniline nohu, rögaeritus,
naistel krooniline valgevoolus, aga niiskus võib väljenduda ka kaalutõusus või näiteks selliste moodustiste tekkes, milleks erinevad, ütleme lastel näiteks adenoidide tekke või mingite süstide või muude moodustiste tekke. Aga mis niiskus veel teeb, ta muudab keha meie mõistes natuke happeliseks või põletikuliseks. Ja kus see niiskus tuleb? See on selline abstraktne väljend, see ei ole see, et sa nüüd pigistad ja kuskilt voolab välja midagi. Hiinlased nimetasid seda niiskuseks, aga tegelikult, kui nüüd seda analüüsida, siis meie keha on in. Meie organite funktsioon, keha funktsioon, liigutamine on yang. Ja meie keha toitmiseks on vaja inni. Ehk mis see inn on toitained, valgud, süsivesikud ja rasvad. Ja nüüd, kui me liiga palju neid toitaineid saame, seda in-materjali, millest ehitada, siis see hakkabki akumuleeruma, mida hiinlased nimetasid niiskuseks. Ehk niiskust, ütleme, sellised väga toitvad toiduained, piimatooted, jahutooted, magus, öeldakse, et 3 valget on need, mis on väga toitvad ja kui neid liiga palju tarbida, siis nad muutuvad haiguspõhjuseks või haigustekitajaks. Ja kui sa niimoodi küsid, siis mida ei saa öelda, et kõigile see niimoodi on, aga lääne ühiskonnas meil on ületarbimist palju, et need 3 valget on võib-olla need, mida võiks natuke vähem tarbida. Aga need 3 valget sobivad ülihästi alakaalulistele, kellel on vaja ehitusmaterjali, et keha üles ehitada. Või nendele ka kasvujaas lastel võib-olla on seda rohkem vaja, või nendele, kes teevad palju füüsilist trenni või füüsilist tööd, et neil on vaja rohkem seda. Aga keskmiselt võib-olla keskmine lääne inimene tarbib liiga palju neid. Ja seda, kas sa oled sellega liial läinud, neid sümptomeid sa juba tegelikult ju... Mõned sümptomid ma tõin siin välja juba. Järgmine selline plokk, mis ma tahtsin küsida, oli see, et kui võib-olla lääne meditsiinis on ka niimoodi, et mingisugused organsüsteemid on natukene olulisemad võib-olla on ju kui teised, et kui närvisüsteem on kõige alus, on ju soolastiku tervis, et kas Hiina meditsiinis on ka, vaadatakse seda, et mingid süsteemid või energiakeskused on teistest olulisemad ja kuivõrd nad siis niimoodi kattuvad sellega, mida me tava selles lääne meditsiinis teame? Jaa, see on väga hea küsimus, et tegelikult võib öelda niimoodi, et iga organsüsteemil on oma roll selles tervikus täita. Aga küll ma võin seda öelda, et niimoodi igapäevatöös patsientidega joonistub välja 3 organsüsteemi, mille probleemid esinevad sagedamini. Nendeks on neerud, maks ja seedimine. Seedimise all siis põhiliselt vaadatakse mao ja kõhunäärme funktsiooni. Aga me võime vaadata laiemalt ka seda natukene. Et kui me neid 3 niimoodi natuke lähemalt vaatame, et ma julgelt võin öelda, et kuskil 90% patsientidest on ühega nendest 3 hädas. Ja miks see niimoodi on? On see, et kui me võtame näiteks neerud, siis Hiina meditsiini järgi neerud on meie keha baas või vundamente, kus öeldakse niimoodi, et seal on meie pärilik energia. Pärilik energia ei ole ainult pärilikkus ehk geneetika, vaid pärilik energia on see, et hiinlased ütlevad, energia, mille me saame sünni hetkel kaasa. See sõltub ema ja isa tervisest eostamise hetkel, see sõltub ema tervisest raseduse ajal ja see sõltub ka sünnituse kulust. Et kui on näiteks lootel, ütleme, sünnitus on raske, lootel tekib hapnikupuudus, sellest ajukahjustus, siis tal võib olla väga hea geneetiline baas, aga ta sünnib ajukahjustusega, mis näitab seda, et tema pärilik energia on nõrk, et sealt ei saa tulla mingit head tulemust. Ja ühesõnaga neer on nagu see baas. Ja millest neeruenergia nõrkus tekib, põhiline põhjus on tänapäeval ületöötamine, pidev hirm või stress, mida praegu on hästi palju, siis kuna ta kannab pärilikku energiat, neerud, see pärilik energia, mis meie mõistes on, meestel on ta sperma, naistel on ta munarakud, et ehk selle pärilikkuse ülekandmine on seotud seksuaalfunktsiooniga ja meeste puhul, mis kurnab hästi palju neerusid, on liiga sage seks ehk liiga sage ejakulatsioon, seemnepurse, et iga seemnepurskega mees kaotab pärilikku energiat ja naiste puhul, mis on liiga sagedased rasedused, sünnitused, imetamine või ka abordid,
mis see liiga sage on individuaalne, et mõnel on, ma ei tea, iga 2 aasta tagant on normaalne, mõnel on 1 kord elus juba liiga palju, et see tõmbab tühjaks neerude. Ja näiteks neeru nõrkuse sümptomid, alaselja väsimine, üldine selline nõrkus, külm selg, külmad põlved, külmad jalad, siis seksuaalfunktsiooni langus, libido langus, nii meestel kui naistel viljakuse probleemid, aga ka näiteks neeru nõrkust näitab, nagu ma enne mainisin, kõrvad, siis tinnitus ehk kohin või vilin kõrvades ja see on seda tüüpi tinnitus, mis suureneb tavaliselt väsimusega või kurnatusega, kui inimene puhkab välja, tinnitus kaob ära. Et tal ei ole nagu sellist füüsilist baasi kõrvas, et me ei leia mingit objektiivset põhjust seal. Ja see on nüüd üks näide, kuidas me saame nagu nende sümptomite järgi siis diagnoosida, et on neeru probleem. Maksa puhul, kui sul aega on, siis ma räägin sellest ka paari sõnaga. Väga põnev. Et see on nüüd ka, kui ma ütlesin, et 90% on kas maks, neerud või seedimine, siis julgelt 70% mu patsientidest on maksa probleeme. Ja siin me räägime maksa energia probleemist, mitte sellest, et maks füüsiliselt haige on. Et maksa ensüümid veres võivad täiesti korras olla, aga need sümptomid ja märgid, mis näitavad, et maksa energia on blokeerunud või liigu korralikult, on näiteks, kui ma hakkan võtma ülevalt poolt, siis sellised näiteks peavalud. Maksatüüpi peavalud on lagipea piirkond, hoimupiirkond, silmade tagant. Siis samamoodi tinnitus, aga maksatüüpi tinnitus on see, mis emotsiooniga tuleb, et kui on ärritust, siis lööb vilistama kõrvades, kui on rahulik, kaob ära, siis kõrgenenud vererõhk. Vererõhul on ka teisi põhjused, aga kui on selline stressist või pingest vererõhu tõus, see on maksaga seotud, siis näiteks tikid, et kuskil silmanurk tõmbleb või suunurk, ka Hiina meditsiini maksa energia sümptom või üks sage sümptom on tükitunne neelamisel. Et inimene tunneb, et midagi on takistatud sind või ärritusköha, selline, et kurgus midagi kraabib kogu aeg, aga see ei ole viirus. Või mõnel inimesel maksaenergia jääb kinni siia rinnaku keskele, siis ta ohkab kogu aeg, et natuke aeg läheb mööda, jälle ohkab, et ta instinktiivselt ohkab, et lahti saada see energia. Või siin, ütleme, kolmnurga piirkonnas, maos, tükitunne, takistustunne või puudutused gaasid või naistel PMS, mis siis on enne menstruatsiooni pinged, valud alakõhus, rindade, valulikkus, ärrituvus, et ühesõnaga neid sümptomeid on hästi palju. Ma arvan, et siin, kui me nüüd rääkisime neerudest ja maksast, siis ma usun, et 70% kuulajatest tundsid, et nendel ka midagi juba on. Selleks, et meie elu on selline, mis maksaenergia kõige rohkem kinni paneb, on ka emotsioonides frustratsioon, pinge, selline stressis elamine ja kui me siia juurde paneme, mis näiteks maksaenergiat hästi liigutab või liikuma paneb füüsiline aktiivsus. Kui sul ei ole aega trennis käia või metsas jalutada ja sa palju töötad, siis ta paratamatult jääb kinni. Ehk siis kui närvisüsteem on muidu läänemeditsiinis kõige alus, siis sind kuulates, siis see on tegelikult täpselt samamoodi on ju läänemeditsiinis. Ja, aga vaata, seal ongi niimoodi, et seal ei vaadata närvisüsteemi nii palju eraldi, vaid nii psüühika kui närvisüsteemi funktsioonid on jagatud erinevate organite vahel ära. Et psüühikat ei seostata ajuga Hiina meditsiinis, vaid igal organil on oma osa psüühikas. Et kui võtame need samad näiteks maks, öeldakse, et maksa psüühiline aspekt või vaimne aspekt, see nimetatakse hiina keeles hun ja hunni funktsioon on unistada, tulevikku vaadata, eesmärke seada, visioneerida ja see on ülitähtis, see hun on näiteks loovatel inimestel, et kui neil hun on vaba, maksaenergia liigub, siis neil loovus voolab ja kui maksaenergia jääb kinni, siis tõmbab hunni kinni ja need inimesed ei näe nagu enam tulevikku. Ja mul on olnud osad väga huvitavad patsiendid, kes on loomingu inimesed, nad on plokis kinni ja nii kui maksaenergia saab lahti, nad saavad oma tööd ilusti ära lõpetada, ja näiteks neerudega seotud vaimne aspekt hiina keeles nimi on tšõ, mis on tahtejõud. See on tahtmine hommikul tõusta, silmad lahti hakata toimetama. Kui neeruenergia on nõrk, sa ei jõua teha, sa ei taha, sa teed hambad ristis. Et
et ühesõnaga emotsioonid, psüühika, see jagatakse ära erinevate organite vahel. Kuna ma küsisin on ju oma kuulajatelt ka, et mida nad siin tahavad täna kuulda, siis hästi spetsiifilised küsimused tulid ja ma arvan, et kui me neid ka hakkame küsima, siis võib-olla hästi konkreetsete näidetega me saamegi aru on ju täpselt, et kuidas need energiat siis tulevad sinna mängu. Aga ma küsin võib-olla esimese küsimusena, et sa näiteks siin rääkisid viljakusest ja ületöötamisest ja libidost. Kui näiteks inimene tuleb su juurde ja ütleb, et ma tunnen, et mu seksuaalenergia on täiesti kinni, et ongi libidoga midagi täiesti pahasti, et siis kuidas nagu Hiina meditsiinimaailmas seda valukohta siis hakatakse uurima? Ja tavaliselt inimene tulebki, vahet ei ole, mis probleem on, ta tuleb mingi probleemiga ja hästi palju on selliseid patsiente, kellel läänemeditsiini mõistes on psühhosomaatiline probleem, ehk neil ei leita mingit füüsilist alust nende probleemil ja neil probleem on, nad kannatavad, aga ravida ei saa selleks, et mingit alust ei ole. Diagnostika midagi välja ei too. Ja Hiina meditsiini seisukohast tal ongi sellisel juhul siis nii-öelda energeetiline probleem ehk organi energia on tasakaalust väljas. Ja kui ta nüüd tuleb selle ala libido probleemiga, siis tulebki diagnostika meetoditega kindlaks teha, et küsitlus, et täpsemalt hüpotees libido probleem, ta võib olla seotud Hiina meditsiini järgi maksaga, neerudega, ta võib olla südamega seotud ja siis sa peadki nagu diferentseerima läbi diferentsiaaldiagnostika kindlaks tegema, millise organiga on. Et siis arst esitabki küsimusi, et aru saada, milline organ on selle sinu probleemiga seotud, et sul võib olla lihtsalt libido langus sellest, et neeruenergia on tühi, sellisel puhul on, nagu ma ütlesin, et sümptomid alaselja väsimine, jalgade külmus, tahtmist ei ole, elujõudu ei ole, näost oled selline väsinud, hall, urineerimis, survelangus näiteks või sage urineerimine. Maksaga seotult on see, et sa oled hästi pinges, sul on unehäired, näed košmaare ja nii edasi. Et ühesõnaga tuleb see põhjus kindlaks teha ja sa küll tõid välja need kuulajate küsimused konkreetsete haiguste kohta, aga seal on nagu nii palju, kui me nüüd võrdleme Hiina ja läänemeditsiini, siis Hiina või läänemeditsiinis me saame patsiendile panna diagnoosi, et mis iganes see diagnoos on, aga Hiina meditsiin vaatab seda niimoodi, et see sama diagnoos, millega patsient tuleb, see võib olla tingitud või põhjustatud erinevatest sündroomidest, et see sama libido langus võib olla neeruenergia nõrkusest, maksaenergia seiskumisest, südameenergia nõrkusest, ehk me ei hakka ravima seda diagnoosi, vaid me proovime diagnostika abil kindlaks teha, kus see algpõhjus on, seda ravida ja siis tulemuseks on see, et see sümptom või haigus võiks taanduda. Et seetõttu, ütleme need küsimused, mis kuulajate poolt tulid, et ma ei tahaks neid niimoodi analüüsida, miks on sellepärast, et seal võib olla nii palju erinevaid selliseid faktoreid, et kui me nüüd räägime mingist probleemist Hiina meditsiini seisukohast, siis tegelikult võib selle põhjus olla hoopis teine. Et siin peab vaatama ikkagi iga patsienti eraldi ja siis saab individuaalselt raviplaani. Ja täiesti arusaadav ja tegelikult väga loogiline. Ma mõtlen lihtsalt, et inimeste mõtted hakkaksid rohkem käima selles maailmas, et kuidas üldse siis see enam-vähem välja näeb. Eks ongi libido langusel võib olla ka see, et on ju sa lähed perimenopausi ja su hormoonid muutuvad, seal võivad olla seksuaalsed traumad, seal võib olla see, et sa ei suuda kontrollist lahti lasta. Et kui tulevadki siis välja näiteks just näiteks selle puhul erinevad sellised põhjused, mis selle libido languse taga või sellise seksuaalenergia seiskumise taga on, siis mis sealt edasi saab, et kuidas siis Hiina meditsiin selle puhul hakkab toetama? Et ütleme, kui diagnoos on Hiina meditsiini järgi paika pandud, siis on raviplaan. Ja millest raviplaan koosneb? Et üldjuhul, kui probleem on selline tugevam, siis on rohkem vaja võib-olla kõrvalist abi ehk Hiina meditsiini seisukohast, siis mis on raviks, on üldjuhul kas nõelravi, taimeravi,
mingid harjutused on, mida me alati soovitame, et meie keskuses samamoodi siis igapäevaselt toimuvad kas Qiguni treeningud, Shindo treeningud, sellised erinevad, mida inimesed saavad teha. Ja siis sõltuvalt probleemist pannaksegi paika see, et kui sageli on näiteks nõelravi vaja või milline personaalne ravimtaimesegu talle tehakse, siis millised toidud talle sobivad, millised talle ei sobi, mis on, alati on hästi tähtis aru saada inimestel, et miks nad on jõudnud sellesse punkti, kus neil see tervisehäda on tekkinud. Et üldjuhul, ma ei ole 100% asju, aga üldjuhul ei ole niimoodi, et käib plõks ja nüüd ma jäin haigeks. Et keha annab märku juba palju enne, kui probleem tekib. Kui me ei oska lugeda neid märguandeid või me eirame neid ja paneme samamoodi edasi, siis ühel hetkel tekib probleem. Et ülitähtis on see, et patsient saaks aru, miks ta jõudis sellesse kohta. Et kas ta mingi emotsiooni oli liiga palju või sõi valet asja või töötas liiga palju või liikus liiga vähe. Et kui ta saab aru, mis teda siia punkti tõi, siis järgmine samm on see, et soovitada, mis asju ta muutma peab, et siit saaks edasi minna. Et raviga me võime inimese saada jälle paika, aga et ta paigas püsib, see on see, mis ta iga päev teha saab. Ja ideaalis võiks olla niimoodi, et arst on mõnes mõttes nagu selline coach või treener, kes aitab sind tagasi sinna tervise teele, aga ma arvan, et see ei ole päris õige. Vahel on seda vaja, aga siin ei saa olla niimoodi, et sa käid ja hoiad käest kinni inimesel seal tervise teele kogu aeg, et ta peab elu lõpuni, mõtlen, mõndade asjadega on, et sa pead ravimit elu lõpuni võtma, aga paljud asjad või paljud haigused, mis on elustiiliga seotud, et kui sa ikkagi muudad elustiili ja kahjustused ei ole väga suured su organisüsteemides, siis elustiili muutusega sa võiksid jõuda sinnamaale, kus võib-olla ei pea või saad ravimit vähendada või võib-olla isegi lõpuks loobuda. Ehk siis ühelt poolt on erinevaid tehnikaid, mis siis Hiina meditsiini valdkonnas saavad toetada lihtsalt seda, et organid saaksid toetada, et füüsis nii-öelda saaks toetust. Küll aga sinna jääb ikkagi see vastutus inimesel tegeleda siis ja vaadata ausalt otsa sellele emotsionaalsele poolele. Kas emotsionaalse poolega ka Hiina meditsiin toetab? Ja, emotsioonid on Hiina meditsiinis toitumise ja võib-olla siis elu või igapäevaste harjumuste kõrval üks tähtsamaid haiguspõhjuseid. Ja emotsioonide puhul, mis on see, et iga organ on seotud mingi emotsiooniga. Maks on seotud vihastumise, ärritumise, frustratsiooniga. Neerud on seotud hirmuga. Magu või seedimine on seotud muretsemisega. Kopsud on seotud kurbusega, süda on seotud rõõmuga. Ja nüüd, kui mingit emotsiooni on kas liiga palju või liiga vähe, siis ta mõjutab organite. Ehk kui mingit emotsiooni on, ütleme, kui meil igapäevaselt on kogu aeg ühte emotsiooni liiga palju, siis vastav organ läheb tasakaalust välja energeetiliselt. Ja kui see organ on energeetiliselt tasakaalust väljas, siis seda emotsiooni meil tekib kergemini. Võtame näiteks neerud. See on seotud hirmuga. Ja mis see hirm on? See hirm võib olla hirm sõja ees, see hirm võib olla selle ees, et õpetaja midagi halba ütleb või vanemad midagi ütlevad. Ja lastel, mis hirmu väljendus on? Neerud ei jõua uriini kinni hoida, ehk on voodi märgamine või suure hirmuga, ehmatusega, mis juhtub, pissitakse püksi. Et neeru energia korraks läheb nõrgaks, laseb lahti või täiskasvanutel seesama, kui on pidev hirm või stressis elamine, neeru energia nõrgemaks, seksuaalfunktsioon langeb. Ja nii edasi, et emotsiooni vaadatakse väga palju. Nüüd võib-olla üks sammukene edasi, kus mina nüüd ka, ma näen, et mingil hetkel Hiina meditsiini käed jäävad lühikeseks, kui on vaja rohkem emotsioonidega tegeleda või psüühikat toetada, et siis sõltuvalt sellest, mida patsient ise valis, see lõpuks on tema enda valik, et ka psüühikaga rohkem tegeleda, et teaduspõhisemad võib-olla psühhoanalüüs või mingid sellised psühhoteraapiad, siis võib-olla tänapäeval on populaarselt holistiline teraapia või rännakuteraapia või siis hoopis teisest otsast mingid šamanistlikud rännakud või mis iganes. Aga vahel on vaja,
ma arvan, et hiinameditsiin nii sügavale ei saa sinna minna, et kui see põhjus on psüühikas sees, siis ja see tekitab probleeme, siis see tuleb ära lahendada, et hiinameditsiin saab selle nii-öelda tagajärjega, mis emotsioonist tekib, et organ läheb tasakaalust välja, sellega saab tegeleda, aga emotsiooni algpõhjus võib-olla on mingi muu asjaga vaja lahendada. Ehk siis kui on näiteks see hirmu teema ja läbi selle, no seal võivad ju väga paljud erinevad põhjused olla, miks sul on neeruenergia siis kinni tänu hirmule, sest neid hirme su sees võib olla väga palju, mida teised minust arvavad, rääkimata sellest, et alateadlik hirm ellujäämise ja kõige osas. Aga okei, siis et sellega nagu saab eraldi tegeleda, võib-olla siis Hiina meditsiin saab anda indikatsiooni, et see on emotsioon, millega on üldse vaja tegeleda, sest võib-olla sa ei teagi, eks ju. Aga kuidas siis Hiina meditsiin saab näiteks neeruenergiat tõsta? Neeruenergia tugevdamiseks on olemas nõelravipunktid, mida saab teha. Aga veel paremad on tegelikult sellised erinevad Hiina ravimtaimed. Ja siin me saame ka jagada ravimtaimed sellisteks, mis on sellised rohkem üldkasutatavad, mille jaoks ei ole vaja väga täpset diagnostikat teha. Ja siis on sellised spetsiifilisemad, mille jaoks on vaja diagnostika teha, et sa saad nagu täpsema toime, selle toimejärgi taime määrata. Aga tavainimestel kasutamiseks, mis on, tänapäeval on need väga populaarseks läinud, need nii-öelda toonikud. Miks on selleks, et väga paljudel lääne inimestel on neeruenergia nõrk. Et meil on üks näide, meil on praegult majandusega seotud hirmud, meil on sõjaga seotud hirmud, meil olid koroonaga, tervisega seotud hirmud, need on tohutu palju, aga üks, mis neeruenergiat hästi palju kurnab, on ületöötamine. Ja ma küsin sinult nüüd sellise küsimuse, mis sa arvad, milline töö kurnab kõige rohkem neeruenergiat? Tüpaažilt ma arvan isegi see, mida sa väga naudid ausalt öeldes. et lihtsalt teed liiga palju. Lihtsalt teed liiga palju. Tegelikult kõige rohkem kurnab neeruenergiat tegemata töö. Jaa, muidugi. Et see to-do listi. Just, et vaata, kui sa teed midagi, sa panustad sellesse tegevusse energiat ja sul tuleb tulemuse. Nüüd, kui sul on mingi to-do list on ja, sul on see aktiveeritud, psüühika, sa tead, et seda tuleb teha, aga nii kaua, kui seda ei tee, nii kaua see sul tiksub kogu aeg kuskil. See on sama, kui sul on telekas või kodumasinad. Neil on töörežiim, neil on puhkerežiim ja neil on ooterežiim. Ehk töörežiim on see, mis võtab energiat, annab tulemuse, puhkerežiim ei võta energiat, tulemust ei ole ja ooterežiim on see, et energiat läheb, aga tulemust ei ole. Ja mis meil on tänapäeval inimestel on kohustused, liisingud, laenud, mingid muud asjad, mis sul on, millel sa ei mõtle iga päev, aga sul kuskil alateadus on ta vaikselt kogu aeg tiksub, et kui ma töö kaotan, kui juhtub see, siis ma ei saa seda ja nii edasi. Ja see on see, mis lääne inimesel hästi palju kurnab neerusid. Ja sealt tulevad siis energiapuudus või kurnatus, väsimus, seksuaalfunktsiooni häired, viljakusprobleemid ja nii edasi. Ja see on väga müügiartikkel selleks, et enamustel inimestel need on ja need on tähtsad asjad. Ja mida Hiina meditsiinis soovitatakse, mis on nüüd väga populaarseks läinud, üks taim, ta tegelikult ei ole taim, ta on seen, on korditseps. Võib-olla oled kuulnud, et mis ta Hiina meditsiini järgi teeb, ta tugevdab neerude yang-energiat ja kopsude in-energiat. Ja läbi mille siis neeru yang-energia annabki sulle sellist nagu baasi või vundamenti, annab vastupidavust, annab energiat juurde, tugevdab seksuaalfunktsiooni, kopsude in-energia on see, mis tugevdab su immuunsust. Et ta on väga hea taim selliste krooniliste haiguste korral, kui keha ei suuda nagu välja tulla või kroonilise väsimuse korral, kellel ta kunagi läänemaailmas seda jõudis tegelikult teadmine korditsepsist Hiina naisjooksjatega kunagi ammu, 90ndatel aastatel. Hiina naisjooksjad hakkasid hästi palju maailmarekordit tegema, pikamaajooksjad. Ja suuriti, et mida nad tarbivad, üks asi, mida nad tarbisid, oli korditseps. Siis veel leiti, et nad tarbisid või jõid palju kilpkonna verd. See nii populaarseks ei saanud siin.
aga muidugi lõpuks selgus, et nad panid dopingut kõvasti ja tegid oma maailmarekordid. Aga mis see on ületreenimise korral, korditsepse, ületöötamise korral, immuunsusnõrkuse korral, teda väga palju kasutatakse Hiinas ja ka maailmas vähiravi toetamiseks. Ütleme siis organismi toetamiseks vähiravi ajal läbi immuunse tugevdamise. See on üks taim, mida võib-olla neerude tugevdamiseks. Teine, mida paljud teavad, on Shenzhen. Shenzhen on ka, mida teatakse ka, et ta tugevdab, annab energiat, tugevdab seksuaalenergiat, aga tegelikult Hiina meditsiini järgi Shenzhen on sobilik taim siis, kui on suured vedelikukaotused olnud ja läbi vedelikukaotusega energiakaotus. Kas see on pikaajaline kõhulahtisus või verekaotus naistel läbi menstruatsiooni või oksendamine või higistamine liigne, et siis ta aitab toetada keha. Siis, mida veel võib-olla teatakse, mis ei ole nüüd Hiina taim, aga mida ka müüakse kui sellist seksuaalenergia tugevdajat, on makajuur siis Lõuna-Ameerikast. Et maka ka Hiina meditsiini järgi tugevdab samamoodi neeruenergiat, läbi selle siis seksuaalenergiat. Mul on muideks siin pudelis Schrumbelli seinad sees. Ma võtsin sellele to-do listile ka, ma just salvestasin saate ATH-st ja ATH nii-öelda aju eripära on ju see, et seal on kogu aeg need to-do listid on sul ajus. Kogu aeg säriseb, et nende puhul veel eriti siis ma kujutan, et on selle neeruenergiaga. Ja selleks, et vaata, mis läänemeditsiini järgi meie kehas toimub, on see, et keha on pidevas valmisolekus. Ehk me võime öelda, et meie sümpaatiline närvisüsteem on kogu aeg aktivatsioonis, et me oleme valmis põgenema või võitlema ja see on see, et sul automootor kogu aeg töötab, et see võtab kütet kogu aeg. Ja vastupidis puhkerežiim on see, kui sa oled parasümpaatilises aktivatsioonis, et siis sa oled rahus ja nüüd ATH puhul ongi see, et sul kogu aeg mootor käib ja see kurnab ära lõpuks. Nii, see on üks võib-olla viis, kuidas seda vaadata, et ongi täpselt hästi konkreetne selline sümptom, ütleme, on ju, libidolangus on sümptom. Räägiks võib-olla teise poole pealt ikkagist ka nendest päris kroonilistest haigustest ja ka autoimmuunhaigustest, kus siis keha on tegelikult väga pikalt andnud märku, sa ei ole osanud seda on ju lugeda ja siis juba saad sa sellise karmima diagnoosi. Et kuidas Hiina meditsiinis nendele lähenetakse, et kas see on põhimõtteliselt sama praktika, et sa saad siis diagnostika ja siis sealt raviplaani, on seal midagi teistmoodi? Põhimõtteliselt on sama, aga ilmselge on see, et kui sul probleem on tekkinud pikema aja jooksul, siis ravi on ka pikem. Ja me võime vaadata niimoodi, kui me mõttes kujutame ette, et meil on telg, mille ühes otsas on tervis ja teises otsas on haigus. Siis see telg tervisest haiguseni, kui tervis on see olukord, kui sul kõik kehas toimib, kõik on korras. Ja kuidas sa saad aru, et sa terve oled? Ma tunnen ennast hästi energiliselt. Sa ei saagi aru. Ei saagi aru, jah. Sa ei mõtle selle peale. Aru saama siis, kui sul midagi on korrast ära. Ehk keha hakkab kohe märku andma, kui tasakaal kaob. Et nii kaua, kui kõik on hästi, ega ma istun siin, mõtlen, kui mugav on istuda, järgmisel hetkel saan aru, et tegelikult ei ole mugav selleks, et selg valutab. Ma ei mõtle selle peale. Või nägin ühte munka, kes ütles nii hästi, et siis, kui sul on tervis korras, siis sul on 1000 probleemi. Ja siis, kui sul on tervis korrast ära, siis on üks probleem. Just, täpselt. Ja nii ongi, et nüüd meie keha hakkab kohe märku andma, kui tasakaal kaob. Kas me ei oska seda näha? Kas meil ei ole aega seda näha? Tänapäeval ei ole selleks, et paljudel inimestel selleks me elame nii inforikkal ajastul, kui kogu aeg igalt poolt infot tuleb ja me ennast ei märka. Me hakkame märkama siis võib-olla, kui nii hulluks läheb, et enam muud moodi ei saa. Ehk sind tervisest sammuke edasi on see tasakaalutus, mis ei ole veel haigus, aga keha juba annab märku. Nüüd, kui sa eirad seda ja paned samamoodi edasi, siis ühel hetkel ta võib jõuda sinnamaale, kus tekib füüsiline haigus. Ja seda haigust on võimalik nüüd diagnoosida läänemeditsiiniga ja siis saab hakata ka ravima läänemeditsiiniga. Aga nüüd sa kujutad ette, et kumba on lihtsam ravida, kas seda, mis läänemeditsiini järgi on psühhosomaatiline haigus, ehk tasakaal on paigast ära, aga füüsilist muutust veel ei ole, orgaanilist põhjust ei leia sealt. Või seda, kui juba füüsiliselt on midagi nii katki, et me saame seda diagnoosida.
Ja nüüd ongi, kroonilised haigused on need, mis on väga pikalt olnud ja see muutus ei ole enam energia tasandil, vaid see muutus on füüsilisel tasandil. Ja seetõttu teatud, ütleme, ma arvan, et meil on see võime olemas, aga me ei oska seda kasutada tänapäeva inimestel, aga teatud piirist üle minnes me ei saa enam seda füüsist tagasi normaalseks. Et kui sul on, ütleme, kui patsiendil on infarkt olnud, siis see infarkti kolle, sinna tekib lõpuks armkude, sa ei saa seda funktsionaalseks lihaseks südames enam. Et seetõttu selliste pikaajaliste krooniliste haiguste ravi on sarnane, aga ta võib hästi pikalt aega võtta, ta on kõigile, ta on ebamugav, ta on kallis, ta on, sa pead, ja seal on eriti tähtis, et sa igapäevaseid harjumusi pead muutma. Kuidas on hormoonidega ja Hiina meditsiiniga? Kas seal on siis niimoodi, et teatud hormoonid käivad ka teatud energiatega kokku, et ala kilpnääre on ikkagist neerudega näiteks või kilpnääre ei ole neerudega. Ma lihtsalt ütlesin suvaliselt, sest ega ma ei tea, aga põhimõtteliselt niimoodi ikkagist... Jaa, ikkagi, ja neerud on, või mis neerud, hormoonid on ülitähtis nii-öelda aspekt meie kehas, et see juhib tegelikult, ta juhib kogu keha funktsioneerimist, et hormoon on hästi erinevat tüüpi. Ma arvan, et me ei lähe kõigi asjade või kõikide nende juurde, aga võtame näiteks hästi laias laastus suguhormoonid, testosteroon, meessuguhormoon. Mis ta on? Ta on yang. Et kui sa kujutad ette, mehed, kellel on kõrge testosteroon, mis nad on? Nad on agressiivsed. Nendel on nad tahaks võidelda, nad on sellised, ütleme, kui on tippsportlased, kes on meessuguhormoone tugevalt tarbinud, ka naised, mis nad teavad, nad muutuvad mehelikeks. Ja naissuguhormoon, näiteks östrogeen, on in. Et kui nüüd need mehe kehas on liiga vähe testosterooni, siis ta keha muutub naiselikuks. Tulevad ümarad vormid, puusad lähevad laiemaks, rinnad hakkavad kasvama, ja kui naise kehas on rohkem testosterooni, kui peaks olema, siis ta läheb kandilisemaks, ta läheb lihaselisemaks. Tal võib-olla hakkavad karvad kasvama sinna, kus ei peaks kasvama. Ehk hormoonid mõjutavad ülipalju meie keha. Aga ütleme, see on võib-olla selline natuke laiem teema, kuhu praegult, ma arvan, et me aja poolest ei jõua nii sisse minna. Aga põhimõtteliselt, kui ma näiteks toon selle näite, et näiteks ongi kilpnäärme hormoonid, see on huvitav, et mul kohe aju ütles esimesena, et see on neeruga seotud, sellepärast, et kilpnääre on ju ka energia, on ju. Ja, aga vaata, siin on üks teine aspekt. Hiina meditsiinis kilpnääre, mis asub kaela eesmisel pinnal, on siis, ütleme, see on piirkond, kuhu meil hästi kergesti jääb kinni maksaenergia. Ja sellest tekib inimesel, kui maksaenergia sinna kinni jääb, tal võib tekkida tükitunne neelamisel või takistustunne neelamisel. Mõnel tekib poomistunne, mõni ei saa kanda kinnist kaelust, et peab lahti olema. Ja nüüd, kui selliste sümptomitega inimesel kilpnääred kontrollida, siis tavaliselt on neil kõik korras. Seal ei ole midagi. Aga Hiina meditsiini järgi seal on energia kinni. Nüüd, kui see energia on kaua kinni, siis ühel hetkel keha ei saa selle piirkonnaga enam hakkama ja sinna tekib probleeme. Ja mis see probleem võib olla nii hüper- kui hüpotüreoos ehk kilpnäärme üle- või alatalitlus, siis sinna võivad tekkida sõlmed kilpnäärmesse. Seal võib hakata arenema mingi pahaloomuline kasvaja. Aga see nüüd kõik on seotud Hiina meditsiini järgi rohkem maksaenergia seiskumisega selles piirkonnas. Ja mis maksaenergia kinni paneb, on see sama jälle emotsionaalne stress, pinge, võitlus, frustratsioon, et kui seda on väga palju, siis loomulikult seal peab olema inimesel, kui me võtame 100 inimest, kellel kõigil on kinni seal energia, siis kõigil ei teki kilpnäärme probleemi, vaid sul peab olema mingi eelsoodumus selleks. Ja ka paljud geneetilised haigused, meil kõigil on omad geneetilised eelsoodumused, aga nad ei avaldu. Nii kaua ei avaldu, kuni keha nagu suudab ennast tervendada ja hakkama saada. Aga nüüd, kui see nii-öelda tasakaal kehas kaob, siis ühel hetkel võivad väljenduda või välja tulla ka pärilikud haigused. Ja samamoodi kilpnäärme, sest need, kellel eelsoodumus on,
niikaua kui seal energia liigub, on kõik hästi, kui energia kinni jääb, siis võib tekkida lihtsalt kilpnäärme probleem. Aga energia seisukohast sul on õigus, et ta väga palju mõjutab meie energiataset, aga hinnameditsiini ta järgi ta ei ole neerunud. Ja see on jällegist väga loogiline, mida sa rääkisid ja minu mõte läks kohe sinna, et enamik kilpnäärme haiguseid on ju tegelikult naistel. Ja just see emotsionaalne pool ja emotsioonidega hakkama saamine ja võib-olla see oskus ja julgus mingid tundeid läbi tunda ja mitte olla see hea tüdruk ja mitte teisi esikohale seada ja selline kartus jääda ikkagist on ju armastusest ilma ja et kõik see nagu selles mõttes on hästi loogiline. See on kõik üks tervik. Ja eks neid lähenemisi vaata on erinevad mingid, ma ei tea kes, aga mingid lähenemised ütlevad, et kui sul on tükitunne või siin kurgutšakra, et need on väljaütlemata asjad. Aga põhimõtteliselt, mis need väljaütlemata asjad on samamoodi alla surutud emotsioonid, et see on frustratsioon. Et hiinlased kirjeldavad seda natuke teistmoodi lihtsalt, aga päeva lõpuks ma arvan, et me räägime samast asjast erinevate terminitega lihtsalt. Ja see, et see kõik on tegelikult suur tervik, on ikkagist kõige olulisem osa sellest ja tõepoolest vaadata iseennast ka tervikuna ja mitte ainult selles mõttes sümptomi põhiselt, et tegeleda ainult siis endaga, kui tõesti, ma ei tea, kõht väga valutab või on ju midagi väga tõsist on juba, on ju, et ikkagist neid pisikesi märguandeid, kus sa ikkagist märkad oma triggereid, kuidas keegi käivitab, on ju, kuidas sa oma emotsiooniga hakkama saad või ei saa, on ju, kui palju seda alla surud, mis tehnikaid sa kasutad selle alla surumiseks ja nii edasi. Aga see on äge, et see kõik niimoodi vestluse käigus nagu lahti koorus, sest ma arvan, et inimeste jaoks nagu ükskõik, mis nende teema on, sest tõesti neid hästi spetsiifilisi teemasid seal tuli, on ju, alates menstruaaltsükli häiretest, lipodeemi, on ju, autoimmuunhaiguste, kõik need spetsiifilised küsimused, mis tekkisid, et ühesõnaga tegelikult igatepidi, ma olen sinu jutust aru saanud, kasu võib saada iga diagnoosi või sümptomi või seisundiga, ka perfektsionismiga, mis on ka on ju nagu sümptom. Lihtsalt mingilt maalt on sul vaja võib-olla siis seda tuge, et võib-olla minna sinna hirmude ja emotsioonide ja sellise närvisüsteemi reguleerimise poole pealt võib-olla traumadega tegelemise poole peale on ju ja mõni asi lihtsalt võtab kauem aega, mõni vähem aega. Ja kui palju sa näed seda, et tullakse suure hurraaga, siis tuleb see raviplaan ja siis saadakse aru, et hästi palju peab ise tegema ja siis see jääb katki. Eks ikka on neid, aga lihtsalt, et ei ole sellist kiiret lahendust ja tead, ma võin öelda seda, et ma selles suhtes kindlasti olen väga õnnelik arst, et mul praktiliselt ei ole neid patsiente, kes ei taha terveks saada. Et võib-olla riiklikus meditsiinisüsteemis on palju neid patsiente ka, kes tulevad oma probleemiga arsti juurde, et arst teeks nad terveks, aga nad ise ei ole valmis muutma oma eluviise, toitumist ja nii edasi. Et need patsiendid, kes minu juurde jõuavad, need ikkagi on kõrgelt motiveeritud ja üks võib-olla, mis neid iseloomustab, on see, et nad tahavad aru saada, miks nad on jõudnud sellesse kohta. Ja kui nad selle suudab arst neile lahti seletada või leida üles selle põhjuse ja näidata tee, kuidas edasi minna, siis loomulikult on võib-olla raske päeva pealt loobuda kõigest, aga see sõltub nüüd, kui hull probleem on, et kui sul on ikkagi 2 varianti, et kas sa loobud või sa sured, siis ei ole varianti. Aga siis, kui natuke paremaks läheb, siis üldjuhul me lähme tagasi nendele vanadele radadele. Aga ma ütleks niimoodi, et või mitte minu, vaid meie patsiendid, meie keskuse patsiendid, meil on arste on seal kuskil 10 ringis, kes patsiente vastu võtavad, et üldjuhul ma arvan, et meie patsiendid on ikka väga tublid, kes on ise valmis tegema ka hästi palju. Aga pikad teie sellised raviplaanid on tavaliselt, kui on nagu selline tõsisem mure? Siis, kui ma Hiinas õppisin, siis üks arst ütles, et minimaalselt peab 12 korda käima, teine ütles 20 korda. Aga tegelikult on niimoodi, et tuleb käia nii kaua kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ehk me
teeme raviplaani, aga see sõltub sellest, kuidas inimene ravil reageerib, kui palju ta teisi asju kõrvalt teeb, et toetada seda ravi. Et ehk mõned saavadki võib-olla 2-3 korraga, mõnel läheb 20-30 korda käia, et ei ole ühte sellist kindlat, et pigem ütleme, see eesmärk on see, et saada nõeltega, taimedega, harjutustega keha niimoodi käima, et ta saaks ise hakkama. Ühel hetkel ta jõuaks sinnamaale välja, kus tal ei ole vaja nõelu, kus tal ei ole vaja taimi, kus ta saabki harjutustega, toitumisega ennast paigas hoida. Ja kui siis midagi juhtub, siis ta teab juba, et on mõttekas kohe tulla selleks, et mida kauem sa ootad, seda pikemaks läheb ravi pärast. Et ei ole sellist, nii nagu kõik inimesed ja kõik haigused on erinevad, ei ole kindlat seda ravimiskeemi, mis kõigile sama on. Kuidas on beebidega ja väikelastega? Et kuidas see protsess käib? Väikelaste puhul, jah, nad on natuke teistsuguste probleemidega, aga nagu öeldakse, et mida väiksem laps, seda rohkem ta emaga või vanematega seotud on, ja sageli on vanemate probleemid seal taga. Aga üldjuhul, kui me räägime ravimeetodist, siis laste puhul kõige tähtsam ravimeetod on, mis on toitumine ikkagi. Ja järgmine, mida vanemad saavad ise teha, on väga efektiivne massaaž. Et jalad alla massaaž, kus on refleksoteraapia tsoonid, siis me näitame mõned punktid, mida nad saavad ise masseerida. Et üldjuhul väikestel lastel nõelu ei panda, taimsete preparaatidega pigem oleme ettevaatlikud, et ideaaljuhul ikkagi kui toitumine paika saada lastel, kui eluviisid paika saada, päevarütm paika saada, siis palju aitab. Ja kui on raskemad probleemid, siis ikkagi sen tuleb juba läänemeditsiin rohkem appi. Kui näiteks, ma ei tea, beebid ja gaasid või beebid ja uneprobleemid, siis beebidega te otseselt ei tee midagi, siis te teete vanematega või? Konsulteerime vanemaid, nad tulevadki beebidega, me saame nad üle vaadata, võib-olla me leiame mingid probleemid sealt üles, mis on, aga vaata, siin tulebki aru saada, et Hiina meditsiini järgi beebide aine või see seedesüsteem on palju nõrgem kui täiskasvanutel. Et öeldaks niimoodi, et ta saavutab oma täispotentsiaali kuskil puberteedi eaks. Ehk kõik asjad, mis lapsed või beebid sisse söövad, nende keha annab kohe märku, kui see ei sobi. Ja nüüd, kui nad on rinna toidul veel, siis mida ema sööb, mis emotsioonid emal on, kõik see mõjutab. Aga siin samamoodi on punktid, mida masseerida, et toetada seedimist. Kas on midagi, mida ma küsinud, mida sa oleks tahtnud täna kindlasti jagada? Mitte, et sa ei teed nagu nädalate pikkuseid koolitusi, aga... Ma arvan, et me saime võib-olla päris palju räägitud, mis alustuseks inimesi võiks võib-olla natukene mingit teadmist andis neile. Mul üks klient on käinud sinu sellisel laagril, mis on vist äkki 3-4 päeva teil või? Retriidid. Ja ta nii tohutult kiitis seda ja ma kindlasti tahan ka sinna tulla. Kas peale selliste, seal ma saan aru ka, te vaatate tervikut ja igatepidi seal mudite inimese läbi nii-öelda, nii vaimselt kui füüsiliselt siis. Et kas on midagi veel selliseid mingeid üritusi lähiajal toimumas, mis võiks olla inimestele huvi pakkuvad? Ja, ma korra paari sõnaga võib-olla ütlen, kui sa selle terviseretriidi sisse tõid siia, et kui nüüd patsient meil ravil näiteks käib, siis me teeme igast korra nädalas või paari nädala tagant talle raviseansi, mis on siis nõelravi või massaaž ja vahepeal ta joob taimeravi, aga minu kogemus, ma nüüd neid terviseretriite olen kuskil 5 aastat teinud, et kui üks kindlasti, mis on ülitähtis, on see, et inimene tuleb oma tavakeskkonnast välja. Me teeme neid tavaliselt laulasmaa spaas, mis on väga mõnusas looduses ja inimene saab seal puhata, aga kui sa teed nagu lühikese aja jooksul erinevaid selliseid teraapiaid, mis keha toetavad ja meil on võimlemised, massaažid, venitused, loengud, sellised erinevad asjad, siis see annab nagu kehale, ta teeb restardi. Ja põhimõtteliselt võiks võrrelda, et kui me teeme meil keskuses 4 teraapiat versus seal 4 teraapiat, siis see tulemus seal on 8, mitte 4, et annab suure efekti. Aga teine, kuhu ma kindlasti kõiki kutsuksin kuulajaid, kellel vähegi huvi on,
et meil juuni lõpus, juuli alguses tuleb Eestisse üks minu õpetaja, Qiguni Tai Chi õpetaja professor Xue Bin, kes õpetab meile siin Chen stiili Tai Chi natuke ja meditsiinilist Qiguni. Et see meditsiiniline Qigun on siis selline, mille ta ise on välja töötanud. Neid Qigun on ka tohutult palju erinevaid, aga nüüd ta on välja töötanud ühe sellise, mida ta Hiinas haiglates juurutab, et patsiendid teevad igapäevaselt neid harjutusi. Ja siis vaadatakse, kuidas nende ravitulemused on versus nende patsientide, kes ei tee. Et ma arvan, et see on selles suhtes väga unikaalne võimalus näha sellist meest siin, kes väga hea meelega ei reisi ringi, aga mul õnnestus eelmine suvide ära rääkida, et ta tuleb Eestisse meile. Tundub väga põnev. Sul on kuupäev ka juba teada? Jaa, meil on niimoodi, kui ma nüüd õigesti mäletan, 27. juuni on algajate Tai Chi päev, siis 28. juuni on meditsiiniline Qigun, 5 tundi siis päeva jooksul teeme. Ja siis 29.30 on edasi jõudnud Tai Chi, kes on juba enne harjutanud seda. Aitäh sulle kogu selle info eest ja selle maailma avardamise eest. Kui keegi nüüd tahab oma sümptomi, diagnoosi, mille iganes teemaga siis Hiina meditsiini tuge, siis mis on see koht, kuhu sa soovitad vaatama minna? Koduleht meil on www.tervisealkeemia.ee. Me nüüd asume uues värskes keskuses Koskla 2B Kristiinese, kus meil on võimlemised, erinevad Qigunid, Shindod ja nii edasi. Meil on erinevad teraapiad, alates massaažidest, meil on Jumeiho teraapia, meil on osteopaat, kes töötab ja meil on siis Hiina meditsiini arstid, taimeravid ja meil on seal palju koolitusi, lühemaid ja pikemaid. Et kui nüüd jäi võib-olla mingi asi kõrva, mis kõnetas, et siis kui ta on selline kergem terviseprobleem, siis ma kindlasti soovitan alustada võimlemisega lihtsalt. Et seal saab ka treeneritelt mingit infot. Kui on keerulisem terviseprobleem, siis meie arstid kindlasti saavad toetada sellel teekonnal, et leida see põhjus üles ja liikuda tervise poole tagasi. Väga ilusti öeldud, tervise poole tagasi. Kui keegi on näiteks Pärnust, Võrust, Tartust, et kas on ka mingi selline süsteem, et see on see inimene, kui ma lähen tema juurde massaaži või nõelravisse, siis ta on nii-öelda Rene Bürklandi templiga? Õnneks templiga ei ole, aga küll, jaa, meil ei ole sellist andmebaasi, aga ma nüüd olen õpetanud Hiina meditsiini aastast vist 2004. Sellised pikemad kursused, 3-aastased kursused on meil, kus tavainimesed saavad enda jaoks õppida, aga siis sealt tuleb ka välja terapeute. Ja neid on küll üle Eesti, jah, et üldjuhul, kui inimene kuskilt kaugemast kohast tuleb, siis me vaatame, kes seal piirkonnas teeb, et keda me, selles suhtes tempel natuke on, et kes on siis nii-öelda meie lõpueksami ära teinud, nende juurde ma julgen soovitada, et neid on Eestis ikka. Hästi. Aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kui see saade andis sulle midagi või sulle tundub, et see võiks anda kellegile teisele väärtust, et inimesed jõuaksid tagasi tervise juurde, siis jaga kindlasti saadet kõikide oma kallite lähedaste inimestega, et inimesed teaksid, kuidas oma tervist toetada, mida oma keha juures märgata, kuidas neid väikeseid samme teha, et olla üha tervem. Ja kui sa ei ole Terviseprogressi jälgija sotsiaalmeedias, siis leiad mind Terviseprogressi alt. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.